Nii, ja nüüd on meie juurde saabunud ka värske Eesti meister naiste üksikmängus Maria-Lotta Kaul. Esiteks ma õnnitlen sind, aga ma saan aru, et sa kätt ei saanud, aga kaadris me näeme seda väga vinget võitjakarikat, et ma võib-olla tõesti see on üliraske, et ma sind aitan natukene. Paneme ta siia kõrvale. Ja et palju õnne siis veel kord. Ma küsin sellise, küsimuse enne turniiri algust. Mis plaanid sul olid? Mul oli kõigepealt plaan esimesest ringist läbi jõuda, et mul oligi niimoodi ühe mängu kaupa, et vaatab, kuidas läheb. See on uskumatu. No ma arvan, et esimest ringist oli selge, et sa kindlasti saad edasi ja teatava sellise, meil on veel teisigi noormängijaid, ka Mainen Nuudi, kes sai 3. koha ja sina nüüd värske Eesti meistrina. Et oodati küll või teatavaid üllatusi, aga ringilt, kuidas see tunne ikkagi oli? Et ma usun, et kui sa juba poolfinaali jõudsid, siis sa uskusid, et on võimalik kõik. Siis ma ei saanud arugi veel, et see nagu ma juba olen poolfinaalis ja siuke tunne, et nagu see on mingi tavaline turniir siin, et ei saanud nagu arugi, kui suur asi see tegelikult on ja ma olengi nagu üli õnnelik ja siiamaani väga ei usu seda, et käed värisevad ja siuke, et üli super tunne. Tubli, no kellel siis käed ei väriseks, eriti veel kui esimest korda tuled Eesti meistriks ja võib-olla ka esialgsel plaanides see ei olnud. Aga ma ütlengi siin, et finaali esitus oli kindlasti küll selline, et kui sa platsile tulid ja juba esimestes geimidest oli näha ja see fokusseeritus säilis mängu lõpuni, et siin ei olnud küll küsimust, sa tulid võitma. Ma tulin endast parimat andma ja enda parimat mängu tegema, et kunagi ei tea võib-olla, oleneb, kuidas Eva mängib kõik, see ei sõltu ainult minust. Sa ei lasknud tal väga palju mängida, ütleme ausalt. Nii kui vähegi võimalus oli, nii sa lajatsid, eeskäega olid veel eriti super need löögid, et statistikat ei ole meil või saab tagantjärgi hiljem vaadata, aga puhtalt võidetud punkte oli, no ma pakun välja seal vähemalt 15 punkti vähemalt võitsid mängu jooksul, et see on väga võimas. Ja ma olen ise ka super õnnelik, et kõik laabus hästi, tuli super hästi välja ja ma olen väga rahul. Nii, ja viimane küsimus oleks, et peale sellist, ma saan aru, et praegu on veel pea nii-öelda heas mõttes segi, et ka lähimad plaanid, et kindlasti on sul mingi võistluskalender on lähikuudel paigas ja sa mängid rahvusvahelistel turniiridel, noorte juuniori turniiril kaasa, et võib-olla paar sõna siis lähimatest plaanidest. No järgmine nädal hakkab Kõvalkattel ITF Tondirabas ja siis peale seda peaks vist tulema 10 000, proovin kaasa mängida kvalifikatsiooni ja siis edasi ma praegu ei tule ja augusti lõpus on noorte Eestikat, siis ma mängin. No ma arvan, su uksele nüüd lähipäevadel ka juba koputatakse nii-öelda erinevate pakkumistega, et sind aidata edasises sinu mängija karjääris ja arengus ja veel kord suur aitäh sulle ja edu tulevikus! Aitäh!